taas kord Nõokäest jälle eetris, istume stuudios, ootame kevadet, olime haiged, siuke hea kevade eelne seisund ja nagu ikka loomulikult on meil ka külas külaline, nagu iga saade peaaegu, võib-olla mõni saade vist on, kus ei ole külalist tulnud. Aga igal juhul täna on meil külaline olemas ja täna on meil saates siis külas meie Nõo valla uus vallavanem Helen Elias. Tervist! Tere! Esiteks suur aitäh, et leidsid selle tunnikes, et meiega siin natukene juttu puhuda. Ma usun, et tööst kindlasti puudus ei ole, aga kuna esimest korda ikkagi saates, siis alustame meie klassikalise küsimusega ja siis, mis koosneb 3 küsimusest, et siis on niuke hea koht, kust võib-olla vaadata, et kuidas jutt siis hargnema hakkab. Aga et äkki siis räägid oma sõnadega ka, et kes sa oled, kus sa tuled ja ütleme, millega sa siis täpselt tegeled, on 3. küsimus, aga seda me juba enam-vähem teame, aga sellegipoolest need on need 3 küsimust siis. Nii, ma kõigepealt, nagu öeldakse poliitikutele kohaselt, hiilin põhiküsimusest mööda ja alustan sellega, et välja tuua seda, et mul on jumala äge, et Nõo vallas on selline asi nagu Nõokäest. Et väga paljudes omavalitsustes, või ma julgeks isegi öelda 72 üle poolte kindlasti ja ma arvan isegi veel rohkematel sellist asja ei ole. Et väga äge, et te seda teete ja ainult innustan takka, et pange täie hooga edasi. Ja kuna mul on 40 minutit ju sõitu hommikul ja õhtul tagasi, siis ma luban, et ma hakkan teie Nõokäesti meie enda inimeste lood ju siin Nõos. Ma nüüd ütlen juba, ma räägin, kui keegi ütleb, et ma räägin meie enda inimeste ja meie kogukond, siis ma juba räägin Nõost. Et see oleks märgitud, ma panen tähele, et ma juba räägin seda päris tihti, et oleks siis selge kõigile, et see on Nõo, kui ma seda ütlen. Et luban, et kuulan järgi ja kindlasti saan sealt väga palju kasulikku infot ka enda jaoks. Aga nüüd vastan küsimusele, jah? Nii, ja suur aitäh ka. Selliseid sõnu on hea kuulda kohe siin enne lõunat. Kohe selline süda täitub optimismiga kohe, tuleb elutahe ja kõik. Aga vabandust, palun. Nii, aga jah, mina Helen Elias, tulen ka väiksest kogukonnast Tõrva vallast. Varasemalt olin siis seal 2,5 aastat vallavanem samamoodi ja ennem seda abivallavanem. Ja ennem seda olin üldse, võib-olla ütleks sellise finantsvaldkonna poole pealt, töötasin Maksu- ja Tolliametis juhtiv maksuaudiitorina, tegelesin siis põhiliselt käibemaksuga ja siis ettevõtetega ja eraisikutega, kes tõid siis välisriikides kasutatud sõidukit. Ehk siis juhtisin igapäevaselt sellise tiimi eluolu ja töökorraldust, kes siis tegeles nii-öelda jälgimisega, et kõik meil oleks hästi selle poole pealt. Aga muidu 2 last, meeldivad loomad, on koer ja kass, meeldib palju sportida, käia metsas, jooksmas, jalutamas, võrkpall on põhiala, jõusaal. Tegelikult olen veel mänginud korvpalli, jalgpalli, mida iganes, mis pähe tuleb, et ilma spordita pole võimalik ja see on minu nii-öelda vaimse poole toetus ka spordiga tegelemine, et põhimõtteliselt astu ainult metsa ja juba aju toodab igasuguseid häid hormoone ja ägedad mõtted tulevad. Ja mis veel meeldib teha, on aiandusega tegeleda, mis on võib-olla selline kohati võib-olla üllatav, aga jällegi teisipidi väljas olemine, näpud mullas jälle, ma ei tea, mingisuguseid häid emotsioone jagab kogu kehasse. Aga võib-olla kui jääda veel siia nii-öelda ajaloo radadele natukene, aga kuidas siis niimoodi sai, et esmalt viis siis elutee selline nii-öelda finantsmaailma ja siis edasi poliitikasse, et kas nagu selline nii-öelda trajektoor oli juba nii-öelda beebist saadik selge või kuidas nagu selline nii-öelda, või siis niimoodi seda rada käidud on? Absoluutselt polnud see kindel, et tegelikkuses, kui ma gümnaasiumi lõpetasin, ma olen sündinud, kasvanud Tõrvas, siis ma ütlesin emale, et kui gümnaasium lõpetas nüüd tšau paka, ma lähen, sa ei näe mind, nüüd ma olen Tallinnasse, nüüd ma seal olen ja oli ikka see tahe nagu on noortel, et ära minna väikses kohas, et nii-öelda suures kohast meri tundub põlvini ja nii edasi on ju. Ja natuke veel samm tagasi üldse, et kui ma valisin, mida ma õppima lähen, mul oli 2 suunda selles mõttes olid, kas kehakultuur
või majandus. Noh, ütleks nii, et selles mõttes see suund on enam-vähem ju olnud ikkagi elus see, millega ma nagu tegelen ka. Aga siis ma otsustasingi minna maksundust ja tollindust õppima Sisekaitseakadeemiasse, läksin Tallinnasse. Aga nüüd siis sellele Tšau Bakaju teemale tagasi tulles, siis ma võin päriselt, ma olen kokku lugenud, mul oli 2,5 aastat olid õpingud Tallinnas ja pool aastat lõpus olin siis Tartus praktikal. Ja selle 2,5 aasta jooksul ma viibisin Tallinnas 3 nädalavahetust, sest mul oli kohe, nii kui ma sinna jõudsin, siis mul oli ikkagi iga neljapäev, mul oli esmaspäevast neljapäevani loengud, reedeti oli selline iseõppimise päev, siis neljapäeva õhtul kohe padavai sõitsin kodusuunas tagasi, et ei olnud see suurlinna elu ikkagi mulle. Väikestes kohtades on palju toredam ja eks see on ka see, miks ma näen tegelikkuses ja Nõkku kandideerisin, eks me nende juttudeni jõuame, aga näen väikestes kohtades väga suurt potentsiaali. Aga ennem kui jõuame selle juurde, et kuidas siis lõpuks siia Nõkku jõutud sai, et kuidas ennem siis, ma tahan kogu aeg öelda Tõrva, aga tegelikult on Tõrvaja. Ja, täpselt nii. Tubli, kodutöö tehtud. Yes. Nii, aga äkki, et ennem räägiks veidikene sellest, et kuidas siis sai nii, et seal siis nii-öelda vallavanemaks sai saadud? Ja, no jah, õpingud said tehtud. Peale õpinguid, kui ma Tartus praktikal olin, läksingi kohe tegelikkuses sain tööle ka Maksu- ja Tolliametisse ja ma olingi seal kokku. Issand, kas ma olin siis 7 aastat või olin alguses, ma kohe ütlen, 2013 lõpetasin õpingud, läksin ikkagi 5 aastat ja siis ma jäin lapseootele, jäin esimese lapsega koju, teine laps ka kohe otsa ja kui ma pidin tagasi tööle minema, siis ma tundsin, et ma olin Tõrva ka vahepeal kolinud, alguses ma ikkagi elasin Tartus. Et siis ma tundsin, et ma ei tea, see pole ikka päris see, mida ma teha tahan, aga läksin kevadel tööle tagasi. Ja tolle aasta sügisel olidki jälle valimised. See oli siis 2021 aastal ja siis ma kandideerisin valimistel ja mul ei olnud nagu mingit, ma mõtlesin, saaks volikokku sisse ja tahaks kaasa rääkida just selline, et äge elu oleks just noortel peredel Tõrvas lastel hea, meil endal sellises, ütleks ikkagi noortel, et oleks vaba aega hea veeta, sportida ja nii edasi, et sellest tahtsin seista, aga siis läks nii, et ma tegin päris hea tulemuse, arvestades seda, et ma esimest korda kandideerisin. Ja meie nimekiri sai enamus häältest volikogu mõttes ja siis meil ei olnud nagu abivallavanema kohta otseselt nagu täita sobiva inimesega. Ja kuna ma ise tundsin, et mul on elus muutust vaja, siis ma pakkusin iseennast, et äkki mina võiksin sellel kohal asuda. Tol korral siis vallavanemal, kes oli alguses hirmud täitsa teisest sektorist, ega mul endal olid ka hirmud. Aga ma ei kahetse seda absoluutselt, sest kui ma hakkasin seda tööd tegema abivallavanemana, siis esialgu pehme valdkonna peal, sotsiaal, haridus, sport, kultuur, raamatukogundus ja kõik see, siis mõtlesin, mida ma terve elu teinud olen, et mulle meeldib see kogukondade võimestamine, nii äge näha, kui palju ägedaid inimesi on anda nagu hoogu juurde, et siis ma sain kohe aru, et see on nagu täpselt mulle. Ja siis ma nautisin seda tööd 100-ga ja siis juhtus nii, et meie tolleaegne vallavanem siis Maido Ruusmann sai Riigikokku. Ja siis põhimõtteliselt pakuti mulle, kas mina olen siis nõus, oli ka siuke loogiline jätk, et abivallavanema positsiooni täitnud, hakkama siis vallavanemaks ja siis mul olid tõesti väga suured hirmud alguses, just eriti selle nii-öelda kõvema valdkonna pool, mida räägitakse omavalitsustes, et see ehituspool ja teed ja kõik. Aga tegelikkuses, kui on tahe ja soov olemas, siis on võimalik ennast kõigega kurssi viia ja sul on üldjuhul ikkagi väga tugevad ametnikud ka kõrval. Nii et siis ma nautisin seda tööd ka, küll tuli rohkem siukest esindusfunktsiooni juurde. Mulle endale meeldib küll käed külge rohkem panna, ise pusida. Aga sellises vallavanema funktsioonis seal kohal, kuna olid 2 abivallavanem ka, siis pidi rohkem siukest esindusfunktsiooni jälgima kõikide valdkondade arengut. Ja eks nüüd siin on siis nõos tegelikkuses ju samamoodi. Aga kui, jah, ei. Sa tegid häält, ma mõtlesin, et see oli valmis küsima. Aga kui, et siin sai mainitud seda, et nagu olid ikkagi alguses sellised suured nagu hirmud ja mõnda sai nagu mainitud ka, aga võib-olla mitte nagu päris hirmudest, aga võib-olla ka mis olid sellised ootamatused vallavanema nagu ameti juures, mida võib-olla ei osanud oodata, kui just nagu nii-öelda esimest korda sai siis amet ette võetud? No tegelikult ma pigem tooks selle
abivallavanema koha, Jah, sest see palun, vallavanem oli juba üpris sarnane, ma olin, et no ikkagi see, kuidas igasuguseid muresid on inimestel, pöördutakse igasuguste teemadega, kuidas sa suudad siis omavalitsuse eelarve on ju piiratud, kuidas soove ja tahteid ja endalgi mõtteid, mida kõike tahaks teha, on ju nii palju, et kuidas leida siis see nii-öelda kesktee nende kõikide teemade vahel, mis on prioriteetsem, et selline, see pool oli nagu selline siis ikkagi omaette kunst ja see on kunst jääb, ma arvan, elu lõpuni välja sellel ametikohal ja seda tööd saab tegelikkuses teha väga erinevalt ja mina olen selline, et kui ma asja ette võtan, siis ikka 100-ga sisse ja kohati võib-olla ma alguses ei osanud üldse ei öelda. Ma lubasin, kui igal pool kutsuti, et ma lähen, ma tulen, siis kõik need paberimajandused, muud tööd ja siis oligi esialgu see, et sa pead vaatama lihtsalt, et sa ennast lõhki ei tõmba, et see oli nagu alguses selline harjumatu, aga lõppkokkuvõttes sa õpid aru saama, mida kus delegeerida, kes teised veel saavad teha, kus ma peaksin minema, kus ma võiksin minna. Tegin endale niisuguse plaani, et oleks ikkagi võimalikult teemad erinevates valdkondades kaetud. Et siis lõppkokkuvõttes sa ikkagi, kogemused, eks, kogemuste pinnalt me õpime. Et see oli võib-olla nagu siis alguses nagu keeruline. Nüüd ma tahaks juba nõost rääkida, aga ma tean, nõost küsimused tulema, et ma ei hakka siis sellest veel rääkima. Ei, aga selles mõttes, miks mitte, ma arvan, et siit me võime väga sujuvalt edasi jõuda selleni, et kuidas siis lõpuks siia Nõomaale jõutud sai. Väga paljud on seda juttu juba, ma arvan, kuulnud, kuna ma olen käinud juba kõikide kandideerijatega kohtumas ka ära, et siis ma olen seda hästi palju rääkinud, aga siis kõigile kogukonna liikmetele, kellel pole veel õnnestunud seda kuulata, siis lugu selline, et kandideerisin tegelikult samamoodi ju Tõrvas, sain kõige rohkem hääli. Aga me tegime, meie nimekiri tegi teise tulemuse ja meiega koalitsiooni läbirääkimistesse ei tulnud, ainult meie punt jäeti kõrvale, et siis oli teada, et sisuliselt töö saab läbi. Ja oli vaja ju hakata uusi väljakutseid otsima. Ja siis ma olin veel tööl, kuna ju siin valimiste väljakuulutamine võttis see aasta üpris või juba eelmine aasta päris pikalt aega, siis detsembri alguses mu ema saatis mulle, et näe, Nõo vald otsib vallavanemat töökuulutuse. Aga kuna ikkagi kõik see oli seal ootamatu minu jaoks, mis Tõrvas juhtunud oli, siis ma algusest ja see töö tegelikult on päris raske, aga samas ka meeldiv on ju, muidu ma seda ei teeks, siis ma alguses jätsin selle töökuulutuse, ütlesin, ei taha on ju, siis olid juba mõtted, et saab korra natuke aja maha võtta ja olla niisama ja vaadata siis, mis elu edasi toob. Aga siis läks juba 2 nädalat mööda, olin natuke siis juba kodus olnud, käisin lastega ära Lapimaal ja juba tundsin, kuule, nüüd võiks hakata midagi ikka tegema, et ei suuda nii pikalt kodus olla, kuigi ma olin alles siis 2 nädalat kodus olnud. Ja siis ma otsisin selle töökuulutuse välja ja siis ma vaatasin, kes seal kontaktisik on. Kõigepealt muidugi otsisin välja Nõo valla leheküljelt ajalehe, et ajalehes kindlasti enne valimisi on nende kandideerijate valimisprogrammid ja hakkasin neid lugema. Ja reaalselt, kui ma neid kõiki, kui seal olid kõik erakonnad ja valimisliidud, üks erakond teil oli ja valimisliid, tegelikult oli teisi ka vist on ju, aga oli välja toodud. Ja loen neid teemasid, mis seal nagu on. Kogukondade võimestamine, mainekujundus, sündmuste loomine, sotsiaalvaldkonnas, ütlesin juba jälle, koduteenuse arendamine, selline kergliiklusteed, arendustegevus mõtestatult on ju. Siis mõtlesin lihtsalt, need on kõik need asjad, mida ma 4 aastat olen teinud ja mis sobituvad minu väärtusroomi. Ja siis ma helistasin ka volikogu esimehele, kes seal kontaktina oli, et uurida, et küsisin, et kas on ikka päris konkurss, et ei ole mingi fiktiivne, kinnitas, et on. Küsisin veel mõned asjad juurde ja tundus ka nagu inimesena normaalne. Ja siis mõtlesin, et nagu hakkasin tundma, issand, see on päris äge, et siis ma sõitsin ükskord veel Tartusse, sõitsin Nõost läbi, vaatasin nii, ma olin ennem ka ikka käinud siin, aga äge see Paisjärv siin ja äge siuksed uued arendused ja kasvav rahvaarv ja aina rohkem nagu kerisin ennast seda vibe, et issand, kui tore koht see tundub. No ja siis kandideerisingi ja kuna ma teadsin, et väga kiirelt Janar ütles mulle tol korral, et tahetakse nagu otsus ära teha ja oli äkki juba mingi 7. jaanuar, siis ma mõtlesin, pole mingit ühendust võetud ju, 60 kuulsin ka, et 63 või palju neid kandidaati oli, et kindlasti, et paljud omavalitsusjuhid ju kaotasid siin lähedal ka tegelikult töö, et kindlasti on tugev konkurss ja on rong läinud, et ju siis on nii, on ju. Jõudsin selle mõtte ära mõelda ja järgmine päev oli mulle kõne, et kas ma saan tulla, see oli neljapäev.
neljapäeva õhtu äkki isegi, et kas ma saan tulla laupäeva hommikul vestlusele. Noh, ja siis ma muidugi tulin vestlusele ja siis ma nägin neid inimesi, kes teil seal siis olid kõikide valimisliitude esindajad ja erakondade esindajad. Väga tore vestlus oli see, veel rohkem motivatsioon tundis. Loodan, et läheb kõik hästi ja noh, nii see lõppkokkuvõttes läks ja nüüd täna ma siin istun. Nii, aga kas ma sain ennem, äkki ma sain valesti aru, kas sa tahtsid veel Nõo kohta miskit veel eraldi mainida ennem, et... Ei, ma lihtsalt mõtlesin seda, et kuidas see sisseelamine ja kõik see pool, et selge, näite Tõrvast on ju ja nüüd ma teen tegelikult seda kõike uuesti siin Nõos on ju, õpin inimesi tundma, käin kogukondades, suhtlen, et aru saada täpselt sellest kõigest. Et ma olen arvestanud, et märtsikuus on pikad õhtud, siiamaani on olnud üle päeva pikad õhtud ka, sest ongi kohtumisi väga palju olnud, aga see on... ma arvan hea nii kogukonnale kui ka minu enda jaoks, et ma õpin inimesi tundma, saan aru nii-öelda tagataustadest, mis kuskil on, et siis paremini toimetada ja kogukonna heaks panustada siin. Ei, seda loomulikult see sisseelamisperiood on kindlasti siukene väga aeganõudev selles mõttes, et ma saan aru, et siuke jah, et magamine on teoreetiline tegevus see praegusel ajahetkel. Tead, mul on siuke põhimõte, et selle jaoks ma leian alati aega, et 8 tundi und, see tuleb ikka täis, et võib-olla ma ei ole ju, noh, ma ei jõua nüüd nii hilja ka siit koju, ma olen kõige hiljem, mis ma olen ära läinud on 8:30, et siis ma olin 9 läbi Tõrvas, et aga üldjuhul ikkagi 8 ja nii olen jõudnud koju, et saab veel koeraga jalutustiiru teha, korra lastega veel tegeleda ja siis saab veel normaalsel ajal magama ka. Just, aga võib-olla räägiks natukene ka sellisest, ütleme, vallavanema ametist siis sellisest kui nagu natukene üldisemalt ka, et noh, siis nagu tähendab selles mõttes, et nagu mida siis vallavanema amet ikkagi endast, jah, siis võib-olla just nagu sinu jaoks on ja mida ta endast kujutab ja kuidas võib-olla nii-öelda kõrvaltvaataja või tavakodanik võib-olla saab äkki valesti ametist aru või jah, ma arvan, küsimus on loogiline. Jah, sain aru küll. No tegelikult vallavanem, me võime paralleeli ju tuua erasektoriga, on sisuliselt ütleme ettevõtte juht, asutuse juht, kes tegeleb igapäevaelu koordineerimisega ja et sõnastatud eesmärgid, siin tuleb ju nüüd muidugi veel lisaks ka volikogu, kes nii-öelda poliitiliselt kujundab seda suunda, kuhu me nagu liigume ja vallavalitsus on seda ellu viimas. Ja mina siin praegu Nõos nendes raamides olengi toimetamas, et näiteks võtame ühe konkreetse teema pinnalt on et näiteks on Nõo põhikooli juurteehitus on ju väga aktiivne teema, et kõik teavad, et koolis on ruumipuudus, esimene etapp on juba hankes, selle tulemused varsti tulevad ja ma loodan, et ka äkki näeme 1,5 pärast, et on juba kopp maas. Aga teine osa on see teise etapi ehitus, mis on palju suuremamahuline ja selleks, et seda ehitada, see on umbes 8 miljonit on ju, seal on nüüd selle teise etapi maht. Et kust leida rahastus, kui me räägime, et Nõo valla eelarve on siuke 11 miljonit põhitegevuses on ju, 8 miljonit investeeringut, noh. Ja kui sa tead, et 59% sul juba sellest 11 miljonist eelarvest on juba haridusele kindlasti läheb, siis võta ära, mis sotsiaal on ju, siis palju sul jääb seda raha alles, mõned 100 000 eurod on ju, kui kõik nii-öelda kohustuslikud tegevused ära võtta. Et üpris keeruline ja väljakutsete rohke. Ja nüüd, mis meie teeme, ongi see, et mina nagu juhin seda protsessi koostöös siis ehitusosakonnaga, paneme plaanid paika, näiteks nüüd me oleme juba leidnud ühe rahastusmeetme, jagasime ära rollid, kes mida teeb, mina suhtlen rahastajaga, RTK-ga, seal oli veel näiteks lisapunkte annab selle rahastusmeetme osas Haridus- ja Teadusministeeriumiga eelkonsultatsioon, juhin seda protsessi, Sveni osakond on ju, tegeleb siis sellega, et ehituslikult vaadata, et ehitisregistris oleks kõik seal need kanded on ju tehtud. Et siukse näitliku
tegelikkusena, et selline protsessi juhtimine, et kõik asjad saaks õigeaegselt tehtud, rahastused saaks ka taodeldud, et me saaksime selle teemaga nagu edasi minna. Ja noh, meil on siia ka muidugi teisi liikmeid veel, on põhikooli direktor, mulle tegelikult meeldib koolijuht öelda kaasaegse lähenemise kohaselt Ilona kaasatud, oli ka esimesel kohtumisel volikogu esimees, et selles mõttes, et hoian lihtsalt seda fookust, teen ise mingeid asju, et need asjad saaks tehtud, et võib-olla sellise kooliehituse osas nagu näiteks, mis me veel nagu teinud juba praegu oleme, võtame tegevuste pinnalt. Kui ma kandideerisin ka, siis ma vaatasin nagu Nõo valla lehte ja Facebooki ja ma tegelikult ei saanud aru nagu, mis siin toimub nagu sündmuste osas ja nagu ma ei leidnud sealt seda infot. Ja tegelikkuses ma nägin kohe esimese asjana, et me peame ise omavalitsusena hästi tugevalt võimestama oma inimesi, oma küla liikumisi, oma ettevõtjaid, mida me ise teeme. Ja me oleme alustanud siukse ühtse kultuurikalendri koondamisega, kus me saame kokku kogukondade, vabaühenduste esindajatega, näiteks sama Meeri külaselts on ju, või külamaja, ma nüüd täpselt juriidiliselt ei tea isegi, kuidas nad ennast nimetavad, on Lukemaja, Lukemõis, Vapramäe on ju, ettevõtjad, meie rahvakultuuri kollektiivid, tantsijad, lauljad, et toome need kõik ühe laua taha kokku, lepime kokku põhimõtted, kuidas me saaksime üksteisele infot paremini jagada, kuidas me saaksime toetada üksteist paremini, mida me veel teha saame. Ja selle pinnalt hakkame siis ka infot omavalitsuse poolt paremini jagama, et meil on juba kultuurikalendri põhi koos, et kultuurimaja juhataja siis Andri kogus selle sisendi kokku ja eile ma põgusalt juba vaatasin, tegelikult siin toimub väga palju. Et ennem sa seda ei näinud, et võtad märtsikuu, ma julgeks öelda, kui seal oli 10–15 seal vahel oli neid tegevusi, mis märtsikuus siin toimumas on. Aga see ennem info ei jõudnud kahjuks kuskile, et nüüd anname hoogu, et see info ka jõuaks inimesteni, jagame sotsiaalmeedias, et selle poolega ka nagu koheselt aktiivselt on toimetamised pihta hakanud. Ja üldse veel võttagi, mina näen vallavanemt ongi kui siuke strateegiline juht, suurema pildi vaatamine, eesmärkide seadmine, et hästi paljuski tihti on nii, et jäädakse kinni. Ja see on nagu selles mõttes nagu arusaadav, et kui sa teed oma töölõiku, siis sa oled selle sees, sa teed nii on ju, et alati ei mõtestata, et kuidas saaks paremini või ja nii edasi. Et näiteks nüüd toome siis kohe sotsiaalvaldkond. Et näiteks koduhooldusteenus, ma näen kohe koduhooldusteenus on siis selline teenus, mida siis pakkuda enda eakatele või sellisele, üldjuhul on ikkagi eakad seal kliendid, kes vajavad, ma ei tea, poest söögi toomisega abi, võib-olla puude toomisega, et kütta, võib-olla ka koristamisega, et kuidas seda teenust veel kvaliteetsemalt pakkuda ja laiapindsemalt, et kõik, kellel nii-öelda siis kui sotsiaaltöötaja ära määrab, et tal see abivajadus on olemas, sest saaksid seda teenust, et ma praegu näen, et teil on üpris vähe kliente teenusel, umbes 12, et sellega ka juba aktiivselt tegeleme, et selle raames oleme siis nagu sotsiaalvaldkonna määrust üle vaatamas. Et kohe siuksed esimesed tegevused näiteks, mis ma olen võtnud aktiivselt töösse, et toimetame nagu sellega, et võib-olla siuksed näited siis, et teemasid jagub, et sa tegeled ühe teemaga, siis mõni päev ongi, et üks teema, teine teema ja mis mul praegu veel aktiivselt on nüüd ma kohe ütlen, mis see Tartu maakonnas, ühesõnaga arendusselts, Tartumaa arendusselts äkki ongi, kes jagab siis liiderrahastusi, on kohe meetmed avanesid 10. Et mida meie veel saame, seal on näiteks turismi ja puhkekohe arendamiseks ka, kas meil on oma arengukavades eelarves nähtud ette mingid asju, mida me tahame teha, võib-olla saame selle jaoks lisavõimendust rahastuse näol kaasata. Seal on ettevõtlike noorte toetamiseks on ju, ma ei tea, istume siin praegu podcastis on ju, lihtsalt puusalt panen, et võib-olla kuidas noortele ka veel õpetada seda podcasti loomist on ju, saame selleks lisaraha, saame koolitusi teha, mingid siuksed näited, et täna just saamegi kokku Egle ja siis Margitiga, et neid teemasid ka nagu arutada, et siuke väga põnev on töö, et sa saad tegeleda väga palju erinevate asjadega. Jah, tundub ka selline, et on nii palju asju, et ei suuda nagu kõike ära hoomata, vähemalt endale niimoodi kõrvaltvaatajana puhtalt. Ja sellepärast peabki olema hästi pandud endale aeg, mis hetkel sa millega tegeled, mis on need peamised, et ei saagi kõiki teemasid korraga, et praegu ma ütlengi seesama kultuurikalender, mainekujundus, sotsiaalvaldkond ja kooli ehitus on mul praegu siuksed
esimesed 3 asja, millega lähme paralleelselt, muud teed niimoodi vaiksemalt taustal, et võtadki nagu nii-öelda fookuse, et ega muud moodi muidu, pluss tegelikult on ju tublid ametnikud kõrval ka, et eks ta tänu sellele lõppkokkuvõttes saabki nagu hakkama, et kui üksi teeks kõike, siis oleks ammu kuskil puntras kokku jooksnud. Seda kindlasti. Jah. Mind huvitas tegelikult, kui nüüd minna natuke tagasi sinna Maksu- ja Tolliameti juurde, et mind huvitas see maksuaudiitori töö, milline see üldse välja näeb või nagu mul ei ole ettekujutust, et milline see argipäev on? See on ka tegelikult selle aja jooksul, kui ma seal tööl olin, väga palju muutus. Kui ma alguses läksin tööle, siis oli nii, et me kontrollisime ettevõtteid, alustasime ettevõtte, kui oli näha mingid riskid, alustasid ettevõtte kontrolli, küsisid kõik dokumendid välja, vaatasid raamatupidamuslikult kõik üle arved, asjad, kuidas on jooksnud, siis tegid seletuste võtmist, kuulasid, kust näiteks neid sõidukeid toodi, kuidas vahepeal helistasid ka välismaal, üldjuhul olid sõidukid välismaalt toodud, et kas on ikkagi kõik dokumendid õiged, pole võltsitud, kui leiad seal vigu, siis toodki need vead välja, et kuule, tegelikult me näeme, et sa hoopis ostsid selle hinnaga, müüsid sellega, maksu peaksid maksma nii palju, aga sa oled nii palju hoopis maksnud, et kas maksad ära. Kui maksad vabatahtlikult, ära on hästi. Kui ei maksa, siis kirjutate maksuotsuse, kust põhjendad juriidiliselt kõik asjad ära, miks ta seda peab, miks nii tuvastasid on ju ja nii edasi ja siis kas maksab ära või lähed veel kohtusse. Kui kohtusse minek oli, siis tegelesid juba juristid edasi. Et selline ka tegelikult väga põnev töö, uurimine, puurimine, said käia nii-öelda platsil, said dokumentidest tuhlata, said kirjutada. Et ma ütleks, et Maksuametist ma sain väga hea põhja siuksele pedantsusele ja nagu korrektsusele ja kuidas nii-öelda selles seadustikes ja nendes kõikides orienteeruda. Et selles mõttes väga kasulik aeg. Aga lõpupoole oli see töö juba nii, et Maksuamet muutis oma suunda, et pigem oli siuke nõustav suund. Vestlemised, kuidas me saame toetada ettevõtet, et suuname, et tehakse õigesti. Et oli muidugi õieti. Et oli muidugi ka neid, et pidid samamoodi neid kontrolle läbi viima, aga rohkem läks suund nagu nõustamisele. Ja mis siis see kasutatud sõidukite tiim veel tegi tollel ajal, oli see, et meie meeskond koos Tallinnas oli ka üks väike tiim, Tartus üks väike tiim, töötati välja siis selline, koos tollal ajal oli Maanteeamet, nüüd siis Transpordiamet, siuke süsteem, et kui kasutatud sõidukid välismaalt tulid, peavad minema sellesse registreerimiseelsesse kontrolli. Ja nad ei saanud enne arvele võtta, kui dokumendid saaditi Maksuametile, vaadati üle ja kui Maksuamet pani kinnituse, siis sai nagu sõiduk tehtud, et sinna loodi automaatne süsteem, osad läksid kohe läbi, osadel tuli nagu siis kontrolli, helistati, küsisime dokumente ja ikka kahjuks juhtus nii, et ma lähen nüüd hästi keeruliseks, aga kasutatud kauba puhul on selline asi, et auto, et kui sa selle ostad kunagi poes, siis makstakse, tarbija maksab käibemaksu ära, on ju. Ja kui see auto edasi müüakse, siis pead käibemaksu maksma ainult ostu-müügihinna vahepealt. Ettevõtted siis. Ehk siis kui ma ostan auto 1000 euroga, nii odavalt ei saa muidugi on ju, aga ja müün 1500-ga, siis 500 euro peale peab ainult käibemaksu panema. Ja hästi palju võltsitigi dokumente näidati, et on ostatud nii-öelda kasutatud kaup. Tegelikult oli kuskilt ettevõttelt ostetud ja oleks pidanud kogu summa ulatuses käibemaksu maksma, et ta ei ole nii-öelda eraomandist läbi käinud. Et keegi pole seda lõppu käibemaksu ära maksnud. Ja võltsitigi dokumente, kui me helistasime müüjatele, saime reaalselt õiged dokumente ja teada, et tegelikult ja sul on nende VIN-koodidega said piiride ületusi ja igasuguseid asju jälgida. Ja päris palju tuli seda välja ja me selle aja jooksul, mitme aasta jooksul see maksulaekumine siis nende kasutatud sõidukite pealt suurenes päris suures mahus. Et nüüd ma ei olegi kursis, kas see kõik süsteem seal toimib. Ma tean, et maksuauditi osakonnalt läks see teenindusosakonna alla ära ja kas ta täpselt nii on, aga midagi seal nagu on, aga jah, lihtsalt üks näide, aga muidugi ka seal erinevaid valdkondlikke. Nüüd vist enam seda kasutatud sõidukite töögrupp enam ei olegi, et kuna ta sai enam-vähem korda on ju, maksuauk nii suur enam ei olnud, et siis tulid teised tegevused peale, et lihtsalt siukse ühe näitena. Kõlab põnevalt on ju. Keeruliselt ja põnevalt. Aga seal siis ongi, et tehakse nii-öelda vastavad töörühmad sellele, kus see maksuauk on. Tollel ajal olid, nüüd enam minu arust ei ole. Ma isegi täpselt enam ei tea, aga siis läkski rohkem nõustamise peale, loodi jälle riskimudeleid, tulid sellisegi eraisikutega seoses vist töölauda ja ettevõtted, sa näed ära käibedeklaratsioon, seal on teatud koefitsiendid, mis sa arvutad, mis näitab ära ja tuludeklaratsiooni järgi mingi valdkonnas keskmised palgad, et pigem nende riskide järgi nüüd tulid maksuaudiitorite töölauale objektid, mitte enam valdkondlikult.
Aga tulles tagasi nii-öelda või mis nii-öelda, vaid tulleski tagasi vallavanema ameti juurde, et mul siin vahepeal selle jutu käigus kuidagi tuli selline küsimus ka pähe, et no nüüd viib ju nagu öelda, et selles mõttes seda ametit, no ütleme, et nõos küll veel vähe aega, aga nagu üleüldiselt on nagu mõnda aega juba nagu peetud, et nagu kuidas on nagu selle aja jooksul sinu jaoks see nagu amet muutunud, kui nagu on mu küsimus mõistetav, et kuidas ta oli nagu alguses, ütleme, kuidas ta on siis nüüd? Hea ja huvitav küsimus, aga Aitäh. vastus on vist selline, et ega väga muutunud vist ei olegi. Ütlen veel kord, seda tööd saab väga erinevalt teha. Et mina olengi võtnud fookuse selline üldine strateegilisem kaugema pildi nägemine, inimeste võimetamine, et pööra tähelepanu nendele murekohtadele, kuidas saame paremini, see esindusfunktsiooni on hästi palju, et sind kutsutakse igale poole, näiteks eilegi oli on ju päevakeskuse sünnipäev, mis on ülioluline, et need on need kohad, kus sa saadki tegelikult oma inimestega siin piirkonnas suhelda ja aru, et mis on päriselt need nagu mured ja rõõmud. Ongi ikkagi nende suurte investeeringute eest vedamine, mainekujundus. Tõrvas me tegelesime sellega hästi aktiivselt ja sellepärast ikka öeldakse, et organisatsioon läheb natuke juhi nägu ka, et ma tahaks väga tugevalt seda siia ka üle tuua, sellepärast ma sellest nagu räägin ka, et kui meil on nii palju toredat, siis räägime, näitame ka, et meil on nii palju toredat. Et praegu on ikkagi palju arendusi ja inimesi ju siia kolib, aga sellist ongi, kuna hästi palju tuleb, mulle tundub, ma nüüd peegeldan enda tunnetust, mis mul siis on jäänud arusaam, tuleb inimesi hästi palju erinevatest kohtadest, aga sellist kogukondlikku ühtsust nii väga veel võib-olla ei ole tekkinud, on mingites rühmades on ju, aga kuidas seda veel luua, et mida me saaks selle jaoks nagu teha on ju, et ja mida me siis ja kuidas me seda nagu kommunikeerime ka, et näe, meil on niisugused toredad tegevused, et tule sellest tegevusest nagu osa võtma. Et ma ikkagi ütlen, et ma käisin üks päev õnnestus käia lukemajas. Ma olin nagu mega vaimustuses, et ma polnud kuulnudki sellest kohast ennem ja ma polnud isegi ennem, ma käisin see nädal, ennem seda nädalat polnud kuulnud. Lukemõis teadsin seal kõrval ja kuidagi mega äge koht, mega ägedad inimesed, et kuidas nüüd me saame veel omalt poolt toeks olla omavalitsusena, et neid toetada, et ja see on nii, tänu koroona ajal on muidugi see juhtunud, et elu väljaspool suurlinnu on nii-öelda võimalik, on küll natuke julmalt öeldud, aga on nagu äge, et tehakse igal pool mujal ja inimesed on valmis liikuma kuhu iganes kontsertile, mingit tegevust tegema, et see ei pea nagu olema suurlinnas. Et me võib-olla siin ka arvame, et me oleme nagu Tartule nii ligidal, et käiakse väga palju seal, kindlasti see vastab ka tõele, on ju, aga miks me ei võiks Tartu inimest hoopis siia meelitada? Et võib-olla nemad tahavad ka linnast välja saada, hoopis kuskil mujal käia. Ja muidugi Tartu 2024 jälle ka andis sellele omakorda kõigele hoogu, et siin kogu Lõuna-Eestis on nagu nii palju erinevaid ägedaid ettevõtmisi uusi algatatud, et ühesõnaga see mainekujunduse pool ka, et seda natuke rohkem nagu toetada ja hoogu juurde anda. Ja, aga ütleme, kui võtta siis võib-olla just siis Tõrva näitel selles mõttes, et kui keeruline või raske on siis saada nii-öelda neid oma kohalikke inimesi siis nii-öelda aktiivselt nagu tegutsema või on see pigem see, et tegelikult tahetakse teha, aga kuidagi on võib-olla jäänud selline arusaam, et mis meie siin ikka, et jah, et just ongi, kas sööb Tartu kõik asjad ära või mis iganes. Tegelikult saab. No ma ei tea, ma ise algatasime siin detsembris Rometi ja Biancaga Tõrvas Tõrvasörgi, mis on üle Eesti praegu väga palju populaarsust kogunud, on ju. Mõtled küll, et kes see tuleb seal detsembris, siis ei olnud veel lund ka siuke kole ilm ja et kes see tuleb jooksma ja lihtsalt kõndima jooksma ühes koos kambas. Tuli 50+ inimest. Et kui sa võisavalt räägid, võimestad, see on muidugi need sörgid on üle Eesti nime ka teinud, on ju, et tegelikult tullakse välja ja Tõrvas on see väljas käimise harjumus täiesti olemas. Et seal on sündmusi üpris palju olnud, ma ei tea, Tõrva tulepäevadest, ma ei tahaks tegelikult Tõrvast üldse rääkida, aga on ju olnud seal väga palju ja eks ma nagu proovime neid asju siin nagu hakata, mina usun, tasa ja targu, tehes erinevaid asju, kaasates, kommunikeerides, sõna hakkab levima, tegelikult oli tore, siis ma usun, et seda
on võimalik luua. Tegelikult on ju teil endal siin see triatlon olnud, kus on teinud palju osavõtjaid, ma saan aru, jaanipäev toimib, teil on ju hästi. Tegelikult Meeri külaselts on ju, tegelikult käiakse aktiivselt koos, et tegelikult on siin ka neid tegevusi, aga võib-olla lihtsalt teatagi sellest, et seda me nüüd saamegi teha, et paremini nagu kommunikeerida. Ja saladuskatte all võin öelda, kui ma rääksin tõrvasörgist, siis on ka mõned mõtted näosörgi osas. Et mul on siin juba ühe inimesega suhtlus, et äkki saame sellele ka hoo sisse anda, et näos seda tegema hakata ja eks ta lõppkokkuvõttes, kui tekib inimestel harjumus käia väljas, et ei ole see, et tulen töölt koju, lapsed lasteaiast või koolist või mis iganes, et olengi seal kodus, tahan kodus olla, aga kui nad näevad, et ägedad inimesed käivad, tegelikult tore on ka, siis hakkab see kindlasti ka suuremal määral olema ja tegelikkuses teil ju on ka siin seda, et lihtsalt veel natuke tutvustada neid võimalusi, mis siin on veel rohkem. Aga üks pool ma ikkagi ütlen, et teil on ülitubli spordikool on Nõos, kultuuri tehakse, aga nagu liikumissündmusi, see on nagu katmata osa, mulle tundub, et ma saan täiesti aru, et Katrina tegelebki rohkem noortega, koolisuund, seda lastekaitsepäeva jooksu teevad, on ju, et ei jõuagi, et seda ma näen ka, et kuidas hoogu anda, et ma ei tea, Tõrvas ma käivitasin ise, taastasin üks äge traditsioon oli Jüriä jooks, kunagi läbi linna noorena mäletasin üliäge, kui sain Tõrvas abivallavaneks taastasin. Mõte oli selles, et me ei lähe võidu jooksma, vaid ettevõtjad, koolid, sõpruskonnad, tulge välja, naudime. Esimene kord tegimegi nii, lasteaiaõpetajad tulid, ma ju kostüümides jooksid, üle mingi 100, umbes 100 inimest, ma täpselt ei mäleta. Pärast pakkusime seal vist oli torti ja mingi oma kohalik noortebänd tegi paar lugu, et lihtsalt inimesed tulge välja, liigume, on ju, veedame koos mõnusalt aega, et ei pea olema nagu alati mingi võistlusmoment sees, et selline liikumisharrastuse. Ma nüüd räägin, mul on liikumisharrastuse treeneri kutse ka omandatud, et ma näen ja näiteks ma hüppan nüüd kohe see Vapramäe rajad, teil imeline koht, teil tehakse ka seal toredaid asju, aga kuidas veel rohkem nagu inimesi sinna suunata, te vist näete ka, et ma kohe lähen nagu sisemiselt põnema, et ma näen nii palju häid võimalusi, et seda kõike siin ära kasutada heas mõttes, et ühesõnaga see on üks osa, kus ma näen, et tahaks veel hoogu juurde anda, et oleks nagu liikumissündmusi ka Nõo vallas rohkem. Aga ütleme, et kui nüüd tuleb, et ma saan aru, et selles mõttes on igatpidi vald ootab ja on valmis toetama inimesi, kes tahavad teha mis iganes vahvaid sündmusi, asju siin Nõos korraldada, et siis on vaja ainult võtta nii-öelda vallavalitsusega siis nii-öelda kontakti ja vaadata, et kuidas saab selle nii-öelda koostöö tööle. Ja, täpselt. Et ma ei saa küll kohe lubada, et kuna eelarve on ju kinnitatud, on ju, et eelarvelisi vahendid, aga mida, kuidas koostöös veel teha juba, mida me oleme plaaninud, et kellel ideid, mõtteid on. Ma siin ühe nimekirjaga kohtumisel, kui olin, kes kandideerisid volikokku, siis seal tuligi, et oma tootjate kohvikute päev teha või et midagi sihukest vist on olnud ka, aga nagu jumal äge mõte jälle, mul hakkas kohe kerima, kus me seda teeme, mis kohas on ju, paneme mingi kultuuri poolt, teeme mingi ägeda artisti ka või oma leiame oma inimesi on ju. Jälle mingi väike asi, aga ma arvan nagu väga tore on ju, et kodukohvikute päev küll on ju, aga veel mingi üks tänav teha, toidu tänav, mingi, ma ei tea, mõnusal maikuu õhtul on ju. Et nagu ideid on kindlasti väga ägedaid, et kui kellelgi on ideid, kutsun julgelt üles, et võtke ühendust, arutame ja mõtleme üheskoos, et kuidas me need tööle siis panna. Aga kui nii-öelda veel siis ütleme võib-olla natukene sellest samast teemast, et ütleme, et kui nüüd inimesel on mingisugune idee, hea mõte mingisuguse sündmuse osas, mida ta tahaks siin Nõomaale ellu viia, ja siis mis need sammud on, millega ta peaks nii-öelda arvestama ja mida tegema, et garanteerida siis see, et ta saaks selle ellu viia? No tegelikult, kui on lihtsalt sihuke mingi idee, milleks sul on enda rahastus olemas, toodeldud võib-olla projektirahastusi ka veel on ju, siis on sisuliselt valda vaja ainult teha avaliku ürituse loa taotlus. Kõik. Siis hakka kuulutama, hakka tegema oma meeskond. Kui on vaja võib-olla ideega teostus on ju, kuidas me saame üheskoos või mida saab veel vald toetada, on ju, ma ei tea, helitehniliselt või ma ei tea, kui ma pean kuskil mingid teed sulgema kellega, et kui sihukest nõu on vaja, et kuidas veel nagu paremini korraldada.
et siis siin olemegi selleks meie Nõo vallavalitsus on ju, et kas siis võtta kultuurimaja juhatajaga ühendust, võib ka otse mulle kirjutada, et on mingisugune idee, et siis arutame, mõtestame, suuname, kuidas siis need esimesed sammud ära teha ja tegelikult ega seal mingit erilist kunsti ei ole. Et on väga lihtne, arvan mina. Mulle vähemalt tundub. Loodetavasti. Kõige keerulisem on see idee leidmine ja meeskonna vabatahtlike võib-olla leidmine, kellega seda kõike koos teha, on see kõige keerulisem, et ülejäänud, kui on see asi kõik paigas, ja rahastus ka on ju olemas, siis juba lihtsalt ellu viia on juba nagu, ma arvan, lihtne. Aga sa mainisid veel seda, et sul on see liikumisharrastuse treeneri kutse. Kuidas, ilmselgelt, et sa väga sportlik inimene on, aga et kuidas selline idee tuli üldse, et selline kutse teha või? Nüüd ongi see, et kerime sinna aastasse 2010, kui ma mõtlesin, kas minna kehakultuuri õppima või majandust ja valisin majanduse suuna. Eks ta on mul kogu aeg hinges olnud ja ma olen käinud siin, tegin üldained ära ja siis ma tegin mingit treenerikursust. Siis ma olin lihtsalt eksamile seda taotlema ja nüüd siis aasta lõpus, kui ma tuligi põhimõtteliselt, oli teada, et Tõrvas me enam jätkata ei saa ja täpselt avanes selle liikumisharrastuse treeneri kursus. Ja siis ma sinna regasin, mul oli aega seal ära käia, see ära teha. Ülihea koolitus, soovitan kõigile, kes mõtlevad, et kui sa selles valdkonnas oled olnud, siis sealt lihtsalt sellist kinnitust veel mingitele asjadele ja väga ägedad tutvused sain sealt, et andis nagu hoogu või oli äge. Ja sai eksam tehtud ja nüüd on kutse käes, et ja tegelikult mul algus oli mõte, et ma ei teadnud ju, mis elu toob, et äkki hakkaks kuskil nagu mingit trenne ka tegema. Aga praegu nüüd ma ikkagi näen, et ma selle vallavanema töö kõrvalt, mul lihtsalt ei ole kahjuks ressurssi, et pigem ongi võib-olla selle nõosörgi aitaks käima tõmmata ja mingid siukseid teistsuguseid asju. Et ja võib-olla kui Katrina tahab kaasata ja mingit liikumissündmust teha ja mingit ühekordset trenni, et seda kõike ma võin nagu teha. Et aga siukest nagu, et see nagu üks osa oleks iga nädalaselt, et kahjuks selle jaoks praegu aega ei jää. Ei, arusaadav. Aga siin paari sõnaga on tegelikult, rohkem kui paari sõnaga, on räägitud tegelikult sellest ka, et nagu, mis meile siin see nii-öelda lähitulevik nii-öelda valla elus nagu toob. Aga kas võib rääkida mõne sõnaga ka sellisest nii-öelda kaugemast prognoosist, et mis nii-öelda meil valla elus oodata on või seda pigem veel mitte? No mis kohe tean öelda, et mina arvan, et tegelikult juba see aasta näitas ka, et aasta ajaga teil rahvaarv ju 130 inimest kasvas. Kindlasti see kasv jätkub, mis ongi need väljakutsed on need, kas jagub ka lasteaia kohti, õnneks lasteaed on teil siin alles juurdeehitus tehtud ja praegu nagu tundub, et on okei. Kõik sellised teemad, kui nüüd selle kooli valmis saab, on ju, kas ikka lõppkokkuvõttes mahuvad sinna kooli ära, kas peaks seal edasi mõtlema ka võib-olla nagu veel eraldi mingi algklasside hoone, ma ei tea, progümnaasium, teil on riigigümnaasium siin eraldi, aga võib-olla see 3. kooliaasta 7–9 klassi kuskil eraldi, et kõik sellised kergliiklusteede arendamine, et saaks turvaliselt siin külade vahel liikuda, on kindlasti oluline fookus. Ja ma arvan, et need ongi sellised, mis selle 4 aastaga ja kõik siis need sellised valdkondade selline, ütleme, pehmema poole analüüs, et kuidas paremini teenuseid lihtsalt pakkuda ja mida selleks teha, et seesama sotsiaalteema on ju ikkagi kõik see kultuur, mainekujundus, eks see jääb siukseks peamiseks. Et ja kogukondade võimestamine on ka, et kui teil on tublid aktiivsed külaseltsid kui sellised külamajad, et kuidas neid nagu ka, et neil see mott ära ei kaoks, et nad seda ju vabatahtlikult kõike teevad. Et kuidas seda ka nagu hoida, et see on ka nagu üks fookus, et siin praegu on jällegi laual on see, et teil on see NOF on ju omaalgatuse fond ja siis on mingid projektitoetused on ju, aga kuidas veel küladele kindlust anda ja siis suursündmusteks annate ka mingit raha, aga selleks näiteks mingisugust rahastuskorda ei olegi, et oleks siuke läbipaistev arusaadav, mille jaoks üldse vabaühendustel on võimalik rahasid taodelda on ju, kuidas omavalitsus neid toetab, et kõige selle poolega ka nagu tegelemine. Et ja üks väljakutse, mis on ka laual, on siin see Vapramäe teema on ju, et praegu on nii, et Nõo vald seda üksi rahastab, et tegelikkuses kunagi seal on siuke pikem taust, et Elva vald
nüüd ühinenud Elva valla, seal erinevad osad olid ka asutaja juures. Et see koht ikkagi jätkuda saaks, peab Elva ka sinna rahastuse panema, et täna näiteks ongi meil õhtul volikogu liikmetega sellel teemal kohtumine, et kuidas sellele ikkagi, see on minust mega äge koht. Selle loodushariduse andmise pool lastele üli tugev, näiteks ka Tõrvas minu enda laps lasteaega on seal käinud, on ju. Siis need terviserajad seal, et noh, mega äge koht, et kuidas nagu, et see ka ikkagi jätkuda saaks, on nagu selline oluline teema, et jah, et jagub neid teemasid, millega tegeleda. Ja noh, ma tean, väljakutse on üldse omavalitsustele nende hoonete energiatõhusamaks muutmine, see sama, kus me praegu istume vallamaja, on ju, kuidas leida rahastusi. Tegelikult rahastusi, välisrahastusi on lihtsalt leida see sobiv meede, kuhu sobituda ja palju vallal investeeringuvõimekust on, et peab panema nagu paika mingi plaani, et ka see tuleks üks hetk nii-öelda energiatõhusaks muuta, et vaadata, kas rahastus selle jaoks on. Et nii ta läheb ja no tulevikus võiks ju veel kohvikuid siin toredaid olla ja kuidas me saame luua sellised tingimused, kui elanikke nagu tuleb, võib-olla siis nagu tekib võimalus klientuuri rohkem, et kõik siuksed asjad, mis järjest hoogu juurde annavad. Jah, sellised kohvikuid või söögikohti, ma mäletan ju meie ajal, see oli küll trahter oli nad võib-olla, aga oli seal, kus praegu on Coop, seal oli väike trahter, nagu siuke, seal oli kommipood oli vist veel ka kõrval ja et mingid sellised väikseid ettevõtteid oleks tore, et praegu on kuidagi ära kadunud, et rohkem on keskendunud. Mul tegelikult kohe siit tekib üks mõte, et Tõrva vallas me tegime noorte kohviku. Et jällegi see oli nagu noortele ettevõtlikkuse ringi raames, et kuidas teha äriplaani, kuidas mõelda välja see menüü, kuidas palgad maksta, kuidas seda teenust, kuidas sa ajastad graafiku, kes kus tööl on ja noored pidasidki ise nagu ostsime treileri peal pakkusid seal siukseid lihtsaid asju, vrapid, jäätised, mingi friikad viineritega on ju. Ja nad olid nagu suvel siis järve ääres nagu, aga miks mitte ei võiks ka Nõos olla, et anda selline esimene ettevõtluskogemus ja töökogemus noortele on ju. Ja teha samamoodi, et on suvel, ma ei tea, siin Paisjärve ääres on kohvika, noorte kohvik on ju jällegi. Juba läbi käidud rada, tehtud rada, et tegelikult samamoodi praegu mul hakkas tekkima mõte, et miks mitte ka siin Nõo vallas seda samasugust asja teha. Ma olen üsna kindel, et rannas töötaks väga hästi, saaks jäätist ja värki, see töötaks kindlasti. Aga äkki räägiks paari sõnaga sellest veel ka, et kui on, ma saan aru, et praegu küll selliseid puhkeaegasid väga ei ole, aga mis saab siis selle jaoks tehtud, et nii-öelda natukene sellisest pingelisest tööpäevast ennast nagu välja lülitada ja kuidagi nii-öelda lõõgastuda siis, et see ongi siis spordiga tegelemine põhiliselt või on miskit veel? Jaa, spordiga tegelemine tegelikult leiab selle jaoks ka aega, et praegu me mängime võrkpallis Rahvaliiga esimest tugevusgruppi naistega. Alles eelmine kolmapäev sai Jüris käidud öösel kell 12 tagasi koju jõudnud. Et siuksed asjad panevad ka veel, toovad need pikad õhtud, et ja tänagi lähevad, kuna meil on nii hästi läinud, saime edasi 8 hulka, siis lähevad tänagi võistkond läheb Tallinnasse jälle, need ristimängud on kaugel mängima, et mina olen täna kahjuks siin töökohustustega, ei saa minna, aga hoian pöidlaid lihtsalt, aga õhtuti, eile õhtul ma jõudsin käia koeraga metsas jooksmas. Mul on kodust niimoodi, et 200 meetrit ma olen metsas või terviseradadel tegelikult. Ja siis ma käin tegelikult ka nagu jõusaali ringtreeningutes, et need on teisipäev, neljapäev, pühapäev. Et eks siis kuidas saab, et niimoodi ma ikkagi lähen, et siuke 3-4 korda nädalas ma pean trenni tegema, et ja ma selle ikkagi leian selle aja ja saab tehtud, et asi on aja tahtes ja aja võtmises, et kõike saab, kui väga tahta. jah, seda kindlasti, aga ma saan aru, et sellisest sportimisest on veidi nagu selline sõltuvus tekkinud siis kui selline. Ja ma isegi kujutaks elu ette ilma selleta, et ma ei liiguks, et ma siingi praegu mõtlen täna lõuna ajal, et mul on söök kaasas, ma söön ära, siis ma lähen teen jälle Paisjärve ümber, kõnnin nagu tiiru, et see on nagu, ma räägin, ma ei oskaks ilma selleta, et on lihtsalt terve elu selle sees olnud ja elu osa. See on nagu heas mõttes sõltuvus, pahedesse satume sõltuvusse, aga tegelikult on ka sellised head asjad, millest saab sõltuvusse sattuda. Ja ma usun ka, et see on täiesti võimalik. Aga nüüd on olnud ikkagi
aega noos ja siin lähedal rohkem kindlasti ringi käia ja vaadata, kui võib-olla varem, kui see võib-olla lihtsalt siin niisama käidud. Et mis on siis senimaani, et käis juba Lukemaja on siit läbi käinud ja Vapramäe on siit läbi käinud, aga et võib-olla mis on veel sellised kohad, mis on kuidagi eriliselt, ütleme siis äkki silma jäänud? Ja, no tegelikult olen ka Meeri külamajas on ju käinud ka mega äge koht, mida ise seal vabatahtlikult tehakse, et üliäge. No sellised kogukondlikud algatused panevad ainult rõõmust hüppama, et nii mõnus on niisuguseid asju näha. No Luke mõisas olen ka tegelikult ära käinud, see on ka väga äge koht ju ja sündmuste sari seal, et kindlasti tahan Lukemaja kontserdile ma juba lähen, nüüd ma jälgin neid Luke mõisa asju seal, et sadu on tulemas, ma mõtlesin, et sinna tahaks minna. Siis mis ma olen teinud, ma olen niimoodi vahepeal teinud, et kui ma tööle tulen Tõrvast, et ma olen erinevalt poolt proovinud läheneda, et veel näha nii-öelda neid kaugemaid nurgataguseid ka. Ükskord tulin läbi Elva, läbi sealt Uute küla on ju, vaadata, mis seal on. No mis ma näen, hästi palju on uusarendusi igale poole tekib, mis on ju ainult hea. See tähendab, et elanike arv kasvab ja selle arvelt omavalitsuse tulubaas ka suureneb, et saab kvaliteetsemaid teenuseid pakkuda. Meeri külamajas on, aga siis ma käisin, jumala äge koht oli teil seal see Meeril mõis, mis ma saan aru on eraomandis, kus tundub, et on ka mingid mõtted, et tehakse ju detailplaneeringut, et tahetakse sinna midagi, ma sain isegi aru spa mõtted, väga äge on ju, kui see asi ka kunagi läheb teoks või saab teoks, et väga nagu äge. Et üks päev tahtsin, hakkasin sõitma siia Voika siit edasi, sinna poole või? Voika küla, sinna poole. Raadio või need podcasti kuulavad saavad kohe kindlasti aru, kui ma ütlen sinna poole, mida ma mõtlen. Aga te vähemalt kinnitasite, et sinna poole. Et üks päev oli 5 minti, jõudsin alla, ma pidin kohtumisele minema, ma ütlesin parklasse, mõtlesin, ma korra sõidan sinna. Siis hakkasin sõitma, vaatasin, ei tule, ma vaatasin, kell saab otsa, et ma tulen teine kord tagasi, et mulle siuke minu jaoks on nii põnev sõita vahepeal mingid tänavaid läbi ja vaadata, mis kus on, et selles mõttes tutvumine veel hoolega käib, et aga need samad asjad, mis ma juba välja tõin, et päris palju toredat on nähtud, et ja siin nüüd oota, kas see oli Järve tänav või mis tänav, ei olnud Järve tänav, kuskil sealkandis on ka üks mingi äge vana maja, mis on korda tehtud, kus ma sain aru ka, et toimuvad mingid sündmused, et sellega mõtlesin ka nagu tutvust teha, et veel ei ole jõudnud. Kirikus on ka muidugi käidud, äge, tõesti äge maakirik, tore, et seda nüüd renoveeritakse ka, et tegelikult on ju väikse koha kohta siin nagu väga palju ägedaid ettevõtmisi ja asju ja no muidugi teie ettevõtjad ka on ju. Ma tahan ettevõtjatele ka külla jõuda, et üks hetk 2 asja, millega ma tahan veel alustada, et ettevõtjaid külastada ja kogukondadega siuke vabas vormis vestlusõhtu. Nüüd ma loodan, et ma jõuan veel, vaatan 12 märts, ma tahtsin märtsis, et jõuaks teha mingites suuremates kohtades. Et vaatame, kas selleni ka jõuab, aga siis Viinamärdi talu, siis teil on Järist, on ju kõik siuksed kohad ka nagu mega ägedad. Et neid Viinamärdi juuste ma juba olen saanud proovida, mega maitsvad. Et ja, et nagu jagub teil ägedaid asju siin, millega tuleb veel tutvust teha. Ja siis, et kuidas see kõik nii-öelda edukalt nii-öelda rahvani viia, et jõuaks see teadlikkus nii-öelda, see on see nõrk koht hetkel. Aga tegelikult ega me siin hakkame vaikselt jõudma sinna nii-öelda saate lõpu osasse juba ka, et see tund hakkab siin vaikselt täis tiksuma, et kui tuleb üks küsimus, mida oleme küsinud, ma usun, et kõikidelt külalistelt, et kas sul on mingisugune selline, ma ei tea, tsitaat kusagilt raamatust või filmist või mis iganes või mingisugune mõte, mis on jäänud kuidagi niimoodi nagu pähe kinni ja mida võib-olla tuletad meelde sellisel mitte kõige paremini läinud päeval ja aitab kuidagi natukene leevendada päeva raskust? No tsitaati mul kohe nii meelde ei tule, aga mul on üks moto, mida ma nagu, kui ma kandideerisin, ma oma motivatsioonikirjast tõin selle välja ja ma rääkisin seda nii Tõrva vallas, kui ma olen seda juba siin rääkinud hästi palju. Et mina näen, mida tugevamad on väiksemad kogukonnad meie sees, seda tugevam oleme me kogukonnana terviklikult. Olgu selleks erinevad huviringide pinnalt, erinevate külade pinnalt, ma ei tea, spordigrupid ja nii edasi. Et sellele hoogu andes oleme me lõppkokkuvõttes ühtsemad ja
jõuamegi kaugemale, paistamegi rohkem välja ja ma usun sellesse ja ma olen näinud, et see nii on ja ma usun sellesse 100%. Nõus. Ei saa öelda, et ma ei usuks sellesse, see tundub üsna usutav mõte. Aga võib-olla veel enne, kui nii-öelda need pillid kotti paneme, et äkki käime üle põgusalt nagu mingisugused internetiavarused kohad, et kus nii-öelda siis Nõo vallavalitsuse tegemistel, toimetamistel nii-öelda silma peal hoida ja kus võib-olla, ma ei tea, tulevad mingi sündmused, ideed, mis iganes, et kuidas siis nii-öelda kontakti saab. No peamine on ikkagi Nõo valla koduleht, siis on Nõo valla sotsiaalmeedia lehekülg Facebookis ja tegelikkuses on meil ka olemas Instagramis, aga see veel väga hästi ei toimi. Et avalikes vahetes spetsialistiga oleme rääkinud, et ta tahab ise ka hakata sellele hoogu andma, et selles mõttes ma kutsun julgelt inimesi ülesse. Kui te Nõo vallas käite kuskil, näete midagi toredat, tagige alati ära siis Nõo vald, et siis saab seda ju omakorda edasi jagada, aga siis just eriti ma mõtlen Instagrami story'de mõttes ja reelside ja tegelikult ka postituste mõttes. Siis on ju valla ajaleht, kus ka kindlasti, kui on inimestel endal mingeid mõtteid mingiteks lugudeks, julgelt ajaleht.nvv.ee, sinna sisendit saata, et avalike suhete spetsialist sellega toimetab. Ja tegelikkuses saidki ju kõige olulisemad infokandjad ära märgitud ja muidugi kuulake ikka ja alati Nõokästi. Just, väga õige. Korra käisid läbi see vestlusõhtute korraldamine, et kas võib paari sõnaga sellest rääkida, et sama nagu õigesti aru, et justkui nagu nii-öelda ettevõtjad siis saavad tulla ja nii-öelda rääkida nii-öelda mis mureks või kuidas või mis see täpsemalt? Kõik kogukonna liikmed tegelikult. Et mu mõte on see, et teeks siuke suuremates kohtades, ma muidugi kaasaks tõenäoliselt ka volikogu liikmed, kes on siis nendest piirkondadest, et esiteks minuga tutvumine, mina räägin, kes ma olen, saab küsida küsimusi ja saab jagada vahetult siis muresid ja rõõme. Et kui ma Tõrvas vallavanemana alustasin, ma tegin täpselt selle sama ringi nagu peale, et tahaks siin ka teha, et kindlasti Nõo alevikus, tegelikult Meeri külamaja on mulle juba öelnud, et nad tahaks ühte laupäeva, et kui nad tulevad kokku, seal kutsuks küla kokku, et ma läheks, et hea meelega lähen ja tutvun, et tegelikult ma mainin sellega ära, et see vabariigi aastapäeva, nii et ma tulin tööle ja kohe oli vabariigi aastapäeva, oli tegelikult väga hea, sest kohe oli vabariigi aastapäeva vastuvõtt siin, lipu heiskamine ja ma muidugi, et see on hirm, et lähed ja kohe pead tervitama, aga ma olin enda arust kaval. Ma tulin varem kohale ja siis inimesed hakkas saama, läksin tutvustasin, tere, mina olen, sai kõigiga siukse natuke juttu rääkida, on ju. Ja siis lõpuks, kui sa pidid nagu kõikide nendes olema, siis juba tundsid, kõik on nagu tuttavad juba, et tean, see tegeles sellega, on ju. Et see inimestega tutvumine minu jaoks on ülioluline. Et aru saada päriselt kogukonnast, tunnetada seda kogukonda, et niimoodi muidu kaugelt, mina arvan, et lihtsalt kaugelt tulles inimesena muidu ei saa nagu juhtida siin neid asju, et sa pead aru saama, sa pead tunnetama seda kanti ja sellesse ma usun ja seda ma proovin nüüd teha ka siis. No super, tähendab selles mõttes, ma kujutan ette, et me saaksime siin veel mitu tundi rääkida, aga see tähendab seda, et ongi põhjust mingil momendil tagasi saatesse tulla ja siis juba rääkida, mis olukord, täpselt, mis tehtud, just, täpselt nii. Aga veel kord suur aitäh, et see tunnikene sai leitud. Meie omalt poolt soovime ainult jõudu, edu ja jaksu ja loodetavasti tulevikus mingil momendil juba saates tagasi ja siis vaatame üle, et mis tehtud on. Aga veel kord suur aitäh. Aitäh teile ja nagu ütlesin alguses, pange täie hooga edasi. Aitäh.